Nii, tervist. Läbi on saanud aprillikuu, mis oli mul pakendivaba kuu ning numbritega on seda hetkel veel raske kokku võtta, aga ma tahaksin kohutavalt rääkida oma elamustest ja järeldustest, mis ma see kuu teinud olen. Aga kuna oligi pakendivaba kuu, siis ma mõtlesin, et ma alustangi nagu rääkimist sellest, et kuidas ma siis nagu käisin ilma pakendita ostmas, et oligi nõnda, et ma võtsin oma lahendused kaasa, kas mul oli purk või mul oli riidest kott või oli mul vahariie, millest ma olen ennem rääkinud kaasas või oli mingisugune säilituskarp oli kaasas. Et need olid siis nagu minu nii-öelda see arsenal ja ma kuskilt poole kuu pealt hakkasin aru saama, et kui ma alustan oma küsimust ilma küsimuseta, et ma ei ütle, et vabandust, kas mul oleks võimalik saada seda siia sisse, palun. Vaid ongi see, et ma annangi sellele müüjale, et palun, ma sooviksin siia sisse. Et siis nad ei hakka nagu sulle nagu midagi vastu ka rääkima, lihtsalt nagu võtavadki selle enda kätte ja teevad asja ära. Et see oli selle kommentaari jättis mulle keegi ühe postituse alla ja ma võtsin seda kuulda ja läkski natuke lihtsamaks elu. Kuigi ma pean ütlema tõesti, et suhtumine sellesse, kui sa tuled, et sa oled teistmoodi, no loomulikult, eks ju, et ma tulen, eks ju, mitte nii nagu iga inimene, kellel ei ole midagi kaasas, ütleb, et andke ja siis ta saab koheselt nagu, eks ju, selle toote koos pakendiga, nagu me oleme ära harjunud, et see on nendel töötajatel nii nagu käes ja meeles sees, et kui järsku tuleb keegi ja tahab midagi teistmoodi, siis tekib siuke, noh, ma ütleks, ma ei oskagi seda kõige paremini selgitada, kui tekib siukse koopa inimese aju siukene hetk, kus see niimoodi, oi, paha, uus, paha, ei, midagi tahab teistmoodi on paha, ma ei tea, mis toimub, et siis ma pean sellele reageerima negatiivselt, eks ju, ta oleneb, kuidas keegi reageerib. Vahepeal vaadati mind suure õudusega, siis vahepeal mulle öeldi, et tehke oma eksperimente kodus ja kaduge siit poest. Või siis tõesti näiteks Stockmannis juhtus mul üldse niimoodi, et noh, kõik oli väga viisakas ja siis, kui mina tulin, eks ju, et minu asi oli purgis, et siis see väga-väga rõõmus müüja oli järsku ja tegi kõik asjad ära ja ta ei ütelnud mulle tere, ta ütleb mulle head aega ega mitte midagi, aga nagu jätkas ilusat viisakat vestlust siis nagu järgmiste klientidega. Et see oli natuke nagu, et noh, mis ma siis valesti teen, mul on oma purk, vabandust, eks ju. Et inimesed on harjunud sellega, millega nad harjunud on ja siis, kui juhtub midagi, mis on natuke teistmoodi, siis tekib mingisugune asi ajus, mis ütleb, et see uus asi on. Ja praegu me oleme harjunud sellega, et me oleme väga mugavad, et me ostame oma mingisuguse X toote, see on ühekordses pakendis, aga seda on nii hea võtta, käsi jääb puhtaks ja kõik midagi, et ma võtan selle pakendi, ma söön selle tühjaks ja viskan selle minema. Ja see pakend, ja me isegi ei mõtle selle peale, et see pakend on järgmised 500 aastat meil kuskil siin, kui me seda just ei põleta ära sellisteks kaaslaseks, et tead, linnud surevad ja varsti sureme meie ka, eks ju, selle kätte ära, et sellest me nagu ei hoolime nagu sellest ühest lühiaegsest mugavusest. Ja kuna me oleme sellega nii ära harjunud, siis meil nagu ei tulegi sellist mõtet, et teistmoodi on ka või. Ja mida ma veel panin tähele, no mitte pannud tähele, seda oli võimatu mitte tähele panna, et ma ei saa mitte midagi osta. Midagi ei saa osta, sest et asju, mis on pakendivabad, lihtsalt ei eksisteeri. Sest me oleme nii ära harjunud, see on nagu standard ja ei eksisteerigi. Et minul olid, ma nüüd vabandust loen siit oma neid märkmeid, et mul olid kättesaadavad siis kuivained, teatud kuivained. Mul olid, eks ju, muidugi
paar hügieenitoodet, eks ju, mida sai osta orgaanilistest poodidest, Biomarket, Bio4U, Ökosahver. Nendest ma sain selliseid asju, puuviljad, juurviljad, eks ju, sai tavapoodidest. Prismas müüakse ka komme lahtiselt. Ma sain, no eks ju, käia, eks ju, turul ma sain käia ja siis tavalistes poodides ka soojaletis või lihaletis, eks ju. Et seal sain käia. Ja pirukaid ka siis müüakse lahtiselt, aga ülejäänud pood on nagu minu jaoks siuke punane ala, kuhu ma üldse minna ei saanud, sest et kõik asjad on pakendis. Et ja ma pidingi terve selle kuu jooksul minu poodi minek oli siis poes käigud kokku, olid, nüüd kui vaatan, 54,2 kilomeetrit kauem või rohkem siis reisisin, sest et tõesti ma pidin käima mitme poe vahel, pidin käima turul, pidin käima ühes poes, teises poes, et nagu oma toidulaud nagu kätte saada. Toidulauaga on enam-vähem okei, ma sain eks ju kätte, kui mul tõesti midagi ei ole kätte, näiteks piima ma üldse ei saanud, mitte kuskilt ei saanud piima. Ja siis oligi see, et ma läksin üle kohvikutele. Ma läksin kohvikutele üle, kui ma tõesti ei jaksanud mitte midagi teha, väga raske on asju saada, kõik on nagu kõige esmased asjad on võib-olla olemas ja ka mitte kõik. Ja siis me hakkame rääkima, eks ju, piprast ja soola saab veel kätte, aga kõik igasugused paprikad ja see ja teine ja kõik igasugused maitseained, kastmeasjad, kõik. Et kõik on pudelis või pakis või purgis või niimoodi, et sükest nagu toekamat või siis nagu ilmekamat, ütleme ilmekamat toitu on raske leida. Teha, sest et mitte midagi lihtsalt ei ole saadaval. Teine asi, mis on kohutav, ma isegi ei ole kõiki neid numbreid veel kokku löönud. Kogu see toidu ja kõikide asjade ostmine on väga-väga kallis, sest et kuna tavaline inimene selle peale ei mõtle, kõikide nende, millest ma olen just rääkinud, ei mõtle sellise asja peale, sest et meie normaalsus on osta pakendis. Meid ei huvita, mis selle pakendiga edasi saab. Aga huvitab neid inimesi, keda huvitab ka orgaanilised toidud näiteks ja kõik siuksed looduslikud asjad. Ja ongi siis niimoodi, et võimalus saada selliseid tooteid on poes, kus müüakse orgaanilisi tooteid. Ja see teeb asjad väga-väga kalliks, just see, et nad on orgaanilised tooted. Nad on sellistes ekstra poodides, kus inimesed on nõus maksma rohkem raha lihtsalt. Ja sellepärast on need tooted ka väga-väga kallid. Sealt ma isiklikult olen leidnud, et sealt tuleb juurde selline, ma ei ütle, et see probleem, see on probleem, aga tuleb siukene huvitav nüanss tuleb juurde, et kuna sellised tooted on sellises poes, kus kõik on kallimad tooted, siis tavainimene ei taha sinna minna. Temal tekib siuke nagu põlgus selle kallima toote suhtes, et sinna saavad minna ainult, ma ei tea, ühiskonna koorekiht ja siuksed pahad, vastikud, rikkad inimesed. See tekibki siuke nagu kõrkus kogu selle teema vastu. Sest et kõik need asjad on tavainimesele kättesaamatud. Ja siis tegibki siuke nagu vastikustunne, et seal käivad need rikkad ja mina ei sobi sinna ja kõik on nagu paha ja siis on see asi ka paha. Ma pidin tegema ka mõned muutused oma igapäevaelus just sellepärast, et asju ei olnud saadaval. Et üks asi, mis ma pidin näiteks tegema, oli see, et ma ei pestud oma hambaid hambapastaga, sest et ka kõiksugused erinevad alternatiivid sellele, et need tooted on ka pakendis. Nii et igavene jamps oli ja kõige karmim asi, mida ma kasutasin, oli sool. Et sellel on ka antibakteriaalsed mingisugused toimed, aga see oli ka kõik, sest et seda ma sain Biomarketist lahtiselt.
ja muud nagu lahtised ei saa saada ja näiteks kreemi ei olnud saada ja kõik siukesed enesehooldustooted olid väga-väga keerulised, kuidas saada. Et jah, et see rutiin läks mul nagu kuidagi väga-väga elementaarseks või nagu lihtsaks kätte ja olid kohad, kus ma ei käinud ja näiteks isegi kohvikus, kus ma ütlesin omale, et ma ei ole pakendi lõpptarbija. Et siis näiteks muidugi Hesburgerisse jälle ei saa minna, mulle väga meeldib, ma olen paks ja ilus. Ma ei saanud sinna minna näiteks, et kõik asjad on seal pakendis, et mul on ikkagi nende pakendite lõpptarbija. Ja ma avastasin, kui paljudes kohvikutes on võimatu saada näiteks mingisugust limpsi klaasis või isegi mahla klaasis, rääkimata piimast, et seda pole enam üldse saada. Et jah, ja paaris kohas ei saanud isegi toitu ennast taldrikul, vaid see pandi sulle karpi ja söö seda siis sellest karbist. 1 kuuga saab hakkama, aga ma leian, et igasugused muud asjad, et sealt hakkab plonkama ikka korralikult, et kui ma enam üldse kreemi ei saaks või kui ma näiteks üldse enam hambapastat ei saaks ja kõik mingid sellised asjad, et siuke elukvaliteet läheb allapoole, kui me just ei mõtle mingisugustele lahendustele, mis on süsteemsed, et peab ise sinna süsteemi sisse minema, et peab avama poe, kus ei ole just nagu orgaaniline, vaid on normaalse hinnaga, et võib-olla sisse nagu läheb paremini kogu see värk, aga praegu on olukord nutune. Ja ta on niivõrd nutune, et ma isegi ei saa aru, et meil on probleem. Sellisel kurval noodil ma siis jätan sellise video pooleli. Ja kui mul tuleb veel midagi, eks ma siis midagi räägin veel, nii et lahti tõmmust veel ei saa. Ja lähme edasi uude kuusse, mis on mai ja hakkab veesäästukuu pihta. Midagi te olete kindlasti juba näinud erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel ja ma loodan, et jääte nägema ka, et ühinete ja tegutsemisteni.